algul oli siin võssa kasvanud karjamaa. Siis tekkis mõte et siin võiks olla mingid suvemajad. Ja edasi siis millised majad olid. See oli ka kohe selge, et need majad peaksid olema suhteliselt arhetüüpsed või tagasihoidlikud. Enne olemata arhitektuurset sõnumit ikka ei ole siin. Tellija tahtis ka, et oleks paadikuuri motiivi siin. Sellega olime kõik kohe nõus, et nii võikski olla. Et majad oleks arhetüüpsed, tagasihoidlikud, traditsioonilised väljaspoolt. Aga mina oleks tahtnud muidugi, et veelgi oleks sammu astunud edasi, et kõik oleks kaetud eterniidiga. See ei olnud nagu vastuvõetav. Tellijale, ma arvan, ka klientidele ei oleks see vist vastuvõetav olnud, et nagu liiga radikaalne lähenemine olnud. Rämedusaste oleks läinud liiga kõrgeks, kuigi mina oleks seda soovinud. Ja siis kontrastina oligi mõeldud niimoodi, et kui väljast on maja hästi selline räme, et siis seest kontrastina oleks suhteliselt noobel, glamuurne isegi. Mitte ei oleks selline tagasihoidlik esmavajaduste rahuldus, vaid selline ikkagi glamuurne ja hea uhkekoht. Minu selline arhitekti väikene kapriis oli siis, et see glamuurne sisu võiks kuidagi vilksatada või kuidagi paljastada kuidagi niimoodi. Anda vilksamise mõista, mis on sees on, mitte ka täielik. Me näeme küll, et on tavaline maja, selline lihtne paadikuur või mereäärne tarbehoone, aga ikkagi näeme, et seest vilksatakse, et seal on mingi saladus peidus, et midagi on seal nagu rohkemat sees. Et see on siis maantee poolt. Ja nii nad siis siin tekkisidki. Ja siis sadama poolt muidugi või mere poolt oleks ta muidugi nagu avatud, et avalduks see sisu nagu rohkem, et näeks nagu välja. Ja et see luugid ka, et luugid lahti on siis nagu väga ei saagi aru, aga luugid kinni on siis, näed, kesta sees on midagi siis nagu hinnalist, nagu mingisugune üllatusmuna, ütleme nii. Mingil kombel ma võitlesin proportsioonidega, et tundub, et nagu lihtsalt tulnud, aga tegelikult see proportsioonide sai päris palju töötada. Mingil hetkel nad sarnalisid väga niisuguse Alevimajale, et nagu olekski selline Alevi elumaja. Seda ma ka ei tahtnud, et ma tahtsin anda seda kõrgust, kipakust rohkem, et ta oleks selline nagu tarbehoone moodi. Tema ehituse pind on 60 ruutmeetrit, selles mõttes see oli nagu piiratud. Mingil hetkel ma isegi tegin nad väiksemaks natuke neid, et oleks väiksem, aga siis tellija arvas, et see sisu või see turusegment, kuhu me nüüd siseneme, see võimaldaks natukene suuremat. Tehtud niimoodi, et ikkagi maksimaalsed vaated merele. Et siin on kogemata kukkunud välja tõesti selline natukene mõnus meditatiivne keskkond. Kui meil õhtu siin olin, siis oli see sume õhtu, väikest polnud, tekkis selline nagu planeediväline tunne, et ei olekski mingi tehisplaneedil või selline kuidagi isemoodi olek oli. Trollapuud tekkisid siin. Jälle kuidagi iseenesest, et keegi ei ju mõelnud selle peale, aga olen enne ka tähele pannud, et vahel sa ei peagi teadvustama neid asju, et vahel kuidagi teha õigeid liigutusi, siis kõik asjad juhtuvad kuidagi iseenesest, kõik läheb õieti paika. Trollapuudega ka tulidki nagu olekski keegi kasvatanud meelega neid siia, kuigi nad on olnud, eks. Ruumiprogramm on ühtepidi maksimaalne ja teistpidi väga minimaalne. Maja sai ehitatud väga kompaktselt. Eesmärk oligi siia majutada väike seltskond ja ma arvan, et sellega on hästi toime tuldud. Tegelikult mahutab see väike maja 6 inimest, kui väga vajas võib-olla mõne inimese veel. Aga 6-ga on arvestatud. Materjalide valikul sai lähtutud võimalikult naturaalsetest materjalidest ja võimalikult palju kohalikku materjali. Hästi tubli ehitaja oli Arli, kes otsis need kohalikud tootjad ja vahendajad siis välja siit samast Saaremaalt. Kasutasime ära kohalike käsitöömeistrite tööd. Seesama laud siin, pingid, riiulid. Köögi viimistlusmaterjalil sai kasutatud laminaati, see siis põhimõtteliselt ei idane ega mädane, peaks vastu pidama siin aastaid. Nagu ma ütlesin, mingit luksust taga ei ole aetud, lihtne ja funktsionaalne. Vannituba oli ju ka, teda oli täpselt nii palju, kui teda oli.
ühtegi sentimeetrit kuskilt juurde võtta ei olnud ja sinna pidi ära mahtuma tualett, valamu ja dušinurk. Avaruse annab ruumile ühelt poolt võib-olla see hele seina ja laevärv, võib-olla ka see kontrastide kasutamine, tume hele ja loomulikult need suured klaaspinnad, ka läbimõeldud ruumiprogramm. Põrandal on kasutatud kiltkivi Mustang, mida tarnib samuti Saaremaa päritolu firma Kiviprojekt. Tume kivi sai valitud samal eesmärgil, et vastandada neid toone siin, et hele tume ja see kiltkivi on ära proovitud aastate jooksul hea ja vastupidav. Trepiga oli nii, et ruumi on täpselt nii palju, kui on ja trepile jäi ka siis tubli meeter. Selline redeltüüpi trepp ta sai. Selle aitas valmis teha Kalle Pruuden. Trepiga oli sama lugu, et oleks võimalikult õhuline ja minimaalselt materjali, et mitte raskeid vorme siia ruumi tuua. Valgustust on siin nii palju, kui nagu vaja on, et ei ole sellega nagu kuidagimoodi liialdatud. Siseuksed on samuti kohaliku ehitusmeistri töö kaetud saejäljega tammespooniga, mis on üle piitsitud. Teisele korrusele sai 2 tuba, kus on ööbimisvõimalus. Jooks läbi mitmeid mõtteid, et kuidas tekitada piire selle õhuruumi äärde. Kui see siin juba hakkas nagu vormi võtma, see ehitus, siis oli selge, et seda vaadet ei tahaks kuidagimoodi nagu kinni panna. Ja siis sealt siis kuidagimoodi jäi pidama see idee, et see võiks võib-olla raamaturiiuli funktsiooni ka täita. Jah, põhimõtteliselt võiks ühe väikse perekodu olla, et see on täiesti piisav, tegelikult oleks ju väga praktiline ja ökonoomne. Nojah, ma arvan, et see selline kuju on ikkagi iseloomulik rannaaladele või selline paadikuur või võrgukuur või selline motiiv, et ta on nii arhaine tüüp, et on igal pool, et põhimõtteliselt ma arvan, et ta võiks ka Rootsi sobida sama hästi.